Armas moto- ja ajaloohuviline. Täname sind südamest huvi eest meie motoajaloo ühe säravaima peatüki vastu. On suur rõõm jagada lugu, mis tähistab mitte ainult tehnilist meisterlikkust ja sportlikku visadust, vaid ka isamaalist uhkust. Soovime head kuulamist ja meeldejäävat rännakut 1936. aastasse, mil Eesti mootorratturid kirjutasid enda ajalukku Berliini olümpiaauks korraldatud rahvusvahelises tähesõidus. 1936. aasta Berliini olümpiamängud olid Eestile erakordselt edukad. Maadleja Kristjan Palusalu võitis 2 kuldmedalit. Lisaks saime 2 hõbedat ja 3 pronksi. Aga enne olümpiat jõudsime rõõmustada teisegi suure saavutuse üle. Eestlased võitsid ülekaalukalt rahvusvahelise mootorratturite tähesõidu, mis korraldati Berliini olümpiaauks. Võistluse korraldaja oli rahvusvaheline mootorratturite klubide liit. Eestist osales 14-liikmeline meeskond, meie parimad motosportlased. Meeskonda juhtis Harri Pärkmaa. Täies mahus läbis teekonnaga Eesti toona tuntuim naismotosportlane Agnesa Kookmänni. Tähesõit rahastati olümpiafondist. Võitjat ootas suur hõbedast rändkarikas. Punktide rehkendamisel arvestati sihtkohta jõudnud mootorrataste arvu, rataste hulka meeskonna koduriigis ning osavõtja riigi pealinna kaugust Berliinist. Finišisse Berliini Aavuse ringrajale tuli jõuda 30. juuli pärastlõunaks. Meeskond startis 1936. aasta 25. juuli hommikul kell 7:30. Kolonn liikus kindlas rivis. Lõpus sõitsid külgkorviga rattad, milles oli doktor Kletski oma varustusega ning mehaanik Mannerti liikuv parandustöökoda. Ees ootas ligi 2000-kilomeetrine teekond Berliini. Esimene peatus tehti väikeseks kehakinnituseks Pärnus, Endla teatri ees. Õhtuks jõuti läbi Polli piiripunkti Riiga. Teel tuli korduvalt peatuda, sest rehvid kippusid purunema ja vajasid parandust. Järgmisel hommikul võeti suund läbi Leedu Königsbergi poole. Teekonna pikkus 380 kilomeetrit. Läbisõit Leedust oli meeldejääv. Raputavad munakiviteed, purjus leedulased suurte hobuvankritega, koerad teel, vihm ja libedus. Õhtul jõuti Tilsitisse ja ületati Saksa piir. 120 kilomeetrit Königsbergini oli 13 tundi teel olnud meeskonnale raske, aga samas ununematult ilus öine sõit. Juhtus ka ootamatu õnnetus, kus ühele ees sõitnud rattale sõitis tagant sisse teine ratas. Tsiklid said kannatada ning nende parandamiseks kulus paar tundi. Kell oli juba üle südaöö, kui väsinud tähesõitjad lõpuks Preisimaa pealinna jõudsid. Järgmisel päeval loodeti puhata, sest 2 päevaga oli läbitud 2/3 teekonnast. Ent hommikul selgus, et puhkepäeva siiski ei tule. Königsbergi kontrollpunkti juhataja teatas, et läbida tuleb veel mitu kontrollpunkti. Iga päev vähemalt 1 ja punktide vahemaa pidi olema vähemalt 250 kilomeetrit. Nii jätkati sõitu. Järgmiseks Stoppmünde, seejärel Lübeck. Viimane etapp viis läbi Grabovi, Bessini ja Naueni Berliini. Seekord läks kõik ladusalt. Tsiklid töötasid laitmatult, inimesed pidasid vastu. Kui Aavuse ringraja raadiatorn lõpuks silmapiirile kerkis, oli rõõm meeletu. Kell oli 15:30, kui Eesti meeskond sõidukite mürisedes rahvamurrus tervitatuna sihtkohta saabus. Õhtul teatati esimesed kokkuvõtted. Eesti meeskond võitis tähesõidu ülekaalukalt 15 727 punktiga. Teise koha sai Luksemburg 2610 punktiga. Järgnesid Läti, Poola ja Holland. 3. augusti õhtul anti eestlastele üle rahvusvaheline rändkarikas, milleks oli suur hõbekarikas,
marmor alusel. Järgmisel hommikul alustati kojusõitu. See osutus raskeks. Küll ütlesid masinad üles, küll kukuti vihmalibedal teel. 7. augusti keskpäeval ületati Eesti piir. Esimene suurem peatus oli taas Pärnu enda ees. Seal pakuti Eesti motospordiklubi poolt tubli lõunasöök. Lõpuks jõudsid tähesõitjad Sauele, kus neid ootas uhke vastuvõtt. Tervitama oli saabunud palju Tallinna rahvast tsiklitel ja autodel. Teele oli ehitatud auvärav vanikute ja Eesti lippudega. Sauelt liikus kolonn edasi Tallinna poole. Ees tähesõitjad, taga Kaitseväe orkester autol. Laial tänaval ja selle ümber olevatel pealinna tänavatel tervitas neid vaimustushüüetega 1000-pealine rahvahulk. See oli justkui soojendus meie suuremate olümpiasangarite koju saabumiseks. Südamlik tänu, hea kuulaja! Loodame, et väike pilguheit Eesti motoajaloo kuldsesse peatükki pakkus avastamisrõõmu ja inspiratsiooni. Eesti tähesõitjate toonane julgus ja meeskonnavaim on meile eeskujuks tänaseni ning seda nii teel kui ka elus. Soovime sulle turvalist teekonda ja seiklusjanu, mis kannustas ka meie mootorrattureid läbi Euroopa võidule sõitmas. Kohtumiseni järgmistes lugudes. Kui seda lugu kuulates tundsite, et meie mootorratturite ajalooline saavutus puudutas ka teid ja olete nõus panema oma õla alla sellele suurepärasele võidule pühendatud monumendi püstitamisel, siis leiate meie koduleheküljelt informatsiooni, mismoodi anda oma panus selle sündmuse jäädvustamisse. Julgus seigelda.